no tšau, uus vlog. Pole ammu rääkinud reaalselt. Nüüd mingi hetk oli suur vahe sees, sellepärast et mul ei olnud aega filmida, mul ei olnud aega monteerida, sest et väga kiireks läks see aasta algus ja lisaks oli, või praegugi on tegelikult see, et Rando on Tallinnas komandeeringus nii-öelda, et tal on objekt Tallinnas ja selles mõttes tal on nagu hästi kõik selles osas, et tal on see sõbrale ehitav aiamaja, mis tõttu ta on seal nii-öelda kodukäija, saab sõbra juures elada ja töö on muidugi raske, aga vähemasti ma tean, et tal on seal chill, et saab sõbra perega, neil on nagu hästi tore selles mõttes, et ma olen ise seal nende juures ööbinud, kui mul on viimati kevadel näiteks Brüsselis käisin ja niimoodi. Nurk ei ole kõige parem, aga ma ei saa siin ka midagi praegu teha. Aga jah, et ta on kuskil 4 nädalat on ta Tallinnas ja mul, nüüd see nädal ta jättis mulle auto, sellepärast, et tal ei ole seal tegelikult vaja nii palju liikuda. Aga mul oli jah siin päris keeruline selles mõttes üksinda ilma, et peres nagu autot oleks. Nägi nüüd ära, mis tunne oleks, kui üldse peres autot ei oleks ja kui sul on 3 last, kellega on vaja kõik asjad ära teha. Trennid, koolid, õppimised, söögid, pesud, nõud. Ma ütlen, ma olen alati megalt imetlenud neid inimesi, kes üksi kasvatavad lapsi. Olgu neid palju siis on, aga selles mõttes jälle selline uus värske, ikka nagu harjud ära mõttega, et on selliseid inimesi, kellel on sellised raskused elus ja kuidagi, kui ise seal sees ei ole, siis ei mõtle selle peale niimoodi. Aga et kui üksi peaks olema täiesti, kui keegi teist on sellises olukorras, siis teadke, et ma olen mega uhke teie üle ja ma lihtsalt mõtlen, et te olete superkangelased, sest et see on ikkagi päris hull. Vahepeal käisin, mul oli ühel konverentsil esinemine, see naisettevõtjate toetuseks, Pärnu ja Pärnumaa naisettevõtjate toetuseks seltsi inspiratsioonipäev oli. Tegin selle ettekande. See oli päris siuke äge selles mõttes, et publik oli lahe ja oli niuke kihvt üritus ja pärast inimesed tulid ütlema, kuidas neile meeldis. See oli, mul reaalselt tuli pisar peaaegu silma, kui nad seda ütlema tulid. Ja siis ma sain, kusjuures meil oli selle ürituse üks sponsoreid oli selline lillekimpude tegija nagu Kirsiõied. Ja see kimp oli mega ikka, mis ma sain. Siiamaani püsib sellest, see on eelmisest reedest saadik, täna on teisipäev ja ta ikka veel püsib ja on mega ilus. Aga ma jooksen praegu tööle ja räägin pärast edasi. No nii, ma olen tagasi. Objekt 1 tehtud. Mul on täna 3 objekti. Objekt 1 on tehtud. Objektid 2 ja 3 tulevad. Aga vahepeal, kuna mul on seal vahe sees, siis teeme sellist asja, et lähme koju. Panen pesu pesema. Paneme nõud pesema. Ja monteerime videot, sest et ma ütlen, täna olen mina selles päevas, kus ma isegi ei mäleta, millal ma viimati video üles sain. Mul on
nüüd loetud tunnid, aga tahaks hullult täna teile selle video, sest et ikkagi tunnen puudust sellist. Mulle meeldib, kui kõik on nagu plaanipärane, korrektne. Lihtsalt, et osad projektid ja siin kokkusattumused selle randa äraolekuga on pannud mind olukorda, kus mul ei ole võimalus olnud seda nii-öelda regulaarselt teieni tulla. Aga enne kui ma ära läksin, ma rääkisin sellest, kuidas ma seda konverentsil käisin esinemas. See oli väga lahe. Ja siis nädalavahetusel, proovin nii istuda, et te mind näeksite ka. Nädalavahetusel ma käisin Tartus. Sellepärast, et meil oli kursuse kokkutulek. Ja kursuse kokkutulek oli meil sellepärast, et meil sai 25 aastat ülikooli astumisest. Veerand 100. Uskumatu, täitsa uskumatu. Ja käisime seal vanades auditooriumis, no meie õppisime ajakirjandust. Meil oli osakond, nüüd enam ei ole, aga tollel ajal ajakirjandusosakond oli peahoones. Mis tähendab, et väga suur osa loengutest oli meil peahoones. Lisaks meil oli peahoone keldris arvutiklassi kasutamise õigus. Et me veetsime nagu Tartu Ülikooli peahoones hästi palju aega. Ja see on hästi nagu nostalgiline meie jaoks. Ja oli, tõesti oli äge. Väga palju ei tulnud kohale. Meil ei ole tegelikult üldiselt nagu siuke väga kursus, et me saame nagu, meil ei ole kunagi olnud nagu mingid erilisi, et oleks kõik on tülis omavahel, siukest asja ei ole olnud, aga lihtsalt nagu pole kuidagi nagu ei ole siukest ka pidevat suhtlust või nii. Selles mõttes mina suhtlen mitme inimesega ja mingid inimesed omavahel, aga nagu ütleme terve kursuse kaupa ei ole nagu iga-aastaseid kokkutulekuid või mingid siukest asja. Et selles osas jah, on ta nagu, oli tore näha inimesi üle tükki aja ja nendes audikates istuda ja selles mõttes täiesti nagu ebareaalne on mõelda, et nii, et ühest küljest tundub nagu see oleks alles olnud, teisest küljest kui hakkad mõtlema sellel, kuidas nagu elasid, ei olnud lapsi, ei olnud randot, ei olnud nagu et elu oli nii teistsugune ja siis tundub nagu mingi täiesti teine elu, onju. Et selles mõttes jah, mul on hea meel, et ma sain seal käia ja teha. Aga üks lahe asi tuli meelde, et üks veebipood, ma ei teagi, kuidas ta nimetada, Instagramis mina nagu tean neid Northern Beauty, panen siia. Aga ühesõnaga kirjutasid mulle, et nad vaatavad meie vlooge ja et nad tahaks saada paar asja katsetamiseks. See on sama leht, kus saab igast neid leeltuledega näo mingid ilumaske ja igast neid infrapuna mingid kotid või asjad, vaata, kus istud sees ja higistad. Hästi popid, nagu ma olen igal pool näinud neid asju. Aga ma ise nagu, nad küsisid, mida ma tahaks katsetada. Ja ma ennast teades, et sellised uued rutiinid, ma ei tahtnud ka nagu küsida katsetamiseks mingit sellist toodet ja siis ma ei saa seda normaalselt katsetada ja siis ma ei oska nagu mingit tagasisidet anda. Ja see pikalt on see, et ma küsisin 2 asja katsetamiseks ja need jõudsid kohale. Aga ma näitan teile hoopis siis, kui me hakkame äkki minema järgmisele objektile või mingid asjad, et siis ma teen selle paki koos lahti, sellepärast, et see on mul kodus. Ja aga nüüd ma lähen, teen oma pesud, nõud, asjad ja monteerin nii palju kui võimalik, sest et viimane objekt mul kestab kuskil 8-ni, mis tähendab, et siis ma niikuinii täna enam üles ei jõua. Ja pluss ma füüsiliselt ei jaksa enam monteerida see kell, pluss lapsed on vaja magama panna ja mul pole nagu selleks aegagi. Aga ma ei tea, miks see teid huvitama peaks nõudselt, kuidas mina oma aega siis jagan monteerimiseks.
aga ma ei tea, kuidagi pole nii ammu rääkinud ja muidugi nüüd, et auto jättis Rando mulle see nädal, see teeb nagu nii palju mõnusamaks, lihtsamaks elu minu jaoks ja teiega selles mõttes suhtlemiseks ka, et kui autovloogi ei tee, tegelikult on ikkagi kuidagi ma olin nii harjunud neid tegema, et jube keeruline on mingitel muudel suvalistel aegadel umbes suvalises kohas võtta kaamera kätte ja rääkima hakata, aga ilmselt ma pean selle harjumuse ümber harjutama, sellepärast et endal mul ju tegelikult enam autot ei ole, et peabki hakkama mingeid uusi kohti ja uusi asju välja mõtlema, kus vlogida. Aga okei, järka kord siis näeme loodetavasti siis, kui mul on megalt produktiivne olnud hästi palju ära teinud ja ma saan näidata teile, mis meile katsetamiseks saadeti. Tšau praegu. Nii, head uudised. Mul oli väga produktiivne paar tundi. Sõidan siis teisele objektile praegu ja sain nõud pesema, pesu ei saanud, sellepärast et seda tuleb sorteerida veel natuke. Aga sain monteeritud terve video, tegelikult läks väga kiiresti. Ma ei tea nüüd palju jälle see huvitab, aga kuna see oli selline, ma tegin sellise, teie olete nüüdseks seda näinud juba tükk aega tagasi ilmselt, aga sellise Get Ready With Me video, siis sellise video, mis tuleb sellisest ühest pikast jupist, lihtsalt lõigata välja igasugused kohad vahelt, mis ei sobi sinna väga hästi, siis nendega läheb natuke kiiremini kui ütleme mingi suure vlogiga, kus on hästi palju erinevaid päevi ja erinevaid kohti, erinevaid tegevusi, siis nagu see pusle kokku panemine võtab nagu natukene rohkem aega. Aga nii tore oli. Mul tegelikult nii õudselt meeldib monteerida, kui monteerida. See on nagu mu hobi, on ja. Et kui istun ja teen esiteks, muidu mul on alati, kui ma ei saa niisama istuda, siis mul on kohe see, et kas ma olen piisavalt produktiivne, kas ma võiksin sellel ajal midagi teha, siis ma võtan endal mingi tunni, et okei, nüüd ma puhkan ja siis ma terve selle tunni näiteks, ma ei tea, vaatan videosid ja siis mõtlen kogu aeg, mida ma võiksin teha, on ja. Aga monteerimisega on nii, et aeg läheb hästi ruttu, sest mul on seda huvitav teha ja samas mul ongi energia üleval praegu. See nagu tundub selline produktiivne tegevus ja selles mõttes ma tundsin kohe, kuidas ma olin sellest puudust tundnud. Üks asi on muidugi see, kui palju sulle meeldib ennast vaadata, et ennast pidevalt niimoodi vaadata tagasi kõikides videotes ei ole ka nagu väga tore, sest ikka nagu vaatad, et issand, ma ei tea, üks või teine asi ei meeldi enda juures, mida iganes. No, see selleks. Aga jaa, et video läks praegu renderima ja kui hästi läheb, siis juhtub niimoodi, et kui ma tulen koju, siin ei ole parkida kuskil, et kui ma tulen nüüd pärast teist objekti ka kodust läbi, siis ma saan jalakäijad. Siis ma saan seda teha, et ma jõuan ta üles laadima äkki panna. Niimoodi, et äkki jõuab isegi täna õhtuks üles. Ma pean siin nüüd natuke loovalt lähenema parkimisele. Sest tööle ju tahaks ju minna. Nii. Aga mulle tundub, kell on nii palju täpselt, et mulle tundub, et me jõuame vaadata ära, mis meile saadeti katsetamiseks. Sest et ma arvan, et see saab lahe olema. Iseasi, kas me nüüd siin vlogis katsetada jõuame. Võib-olla jääb järgmisesse. Aga rebisin juba lahti, aga selline pakk siis tuli ja siin peaks olema 2 asja. 1 ja 2. Nii, ühesõnaga, ma palusin katsetamiseks tselluliiti vähendavad retuusid. On M suuruses saadetud. Ja no seda nüüd retuusid, mul ei ole nagu, mul on retuusidega tõsiselt kehva käes. Nii et ma tahaks tegelikult neid kogu aeg kandma hakata. Nii et eks näis.
näed. Ütle head aega tselluliidile. Tselluliidi vastased leginsid. Ja siin on siis see koht nagu, kust siis neid sai. Siin peab nüüd vaatama, kuna nad on esiteks, mis siin lubatakse kõik ja kuidas see on, aga nad on nagu sellised iseenesest nagu mustad tavalised retuusid, aga siin sees on sellised nagu nupsud, et kui sa neid kannad, siis need peaksid siis võitlema selle tselluliidiga ja need on alla välja. Täitsa terve jala selles pikkuses. Väga huvitav. Selles mõttes, et ma ei jõua juba ära oodata, millal ma need jalga saan tõmmata. Ma tahan esiteks, mind huvitab, kuidas see nagu tundub vastu jalga igapäevaselt kanda. Ja teiseks muidugi see tselluliidi värk. Ja teine asi, mida ma olen tahtnud proovida tegelikult tükk aega, on siis selline asi. Ja see peaks olema siis jahutav selline jäärull, et hommikul näiteks ma kujutan ette, vaatame, kuidas siin kirjas on, tuleb panna siis külma ja siis näo peale rullida enne. Selline. Ja ma väga olen tahtnud seda proovida hommikuti nagu just, et kui oled siuke unine ja vaja tööle joosta, vaata kui nunnu see välja. Siis ma pean teile näitama kuskil paremini seda, sest et siin praegu on valgus kehva. Eks kui me katsetama hakkame, siis saab vaadata täpsemalt, aga ta on siis selline. Taha praegu rullida, sest mul on meik näos, peegeldab. Näete, te näete ennast siit ju praegu isegi natuke. Aga ühesõnaga, et sellega siis hommikul näiteks silmaalused üle tõmmata või nägu ma nii ootan. Ma arvan, et see saab olema väga mõnus selline hommikurutiini osa ja tegelikult nagu seda saab lukku keerata ja lahti keerata alt. Ühesõnaga, suvel oleks ta eriti mõnus siuke jahutav, aga jällegi suvel ei ole mul nii palju nagu tunde ja koolitusi. Nii et praegu ka ma arvan, et sellest saab nagu olema väga palju abi mulle. Laheneb välja. Väga põnev. Suur aitäh igastahes siis sellele ettevõttele, kes saatis proovimiseks ja ma ei jõua juba ära oodata, millal ma seda katsetada saan. Minu kiire elustiili juures, nagu öeldakse, hommikuti tõesti, kui ma pean valima, kas mul on rohkem aega nagu padjanast lahti saada või mul on rohkem aega magada, siis see valik tihti on see, et ma magan pigem, et selles mõttes ma väga loodan, et sellest saab mulle abi olema. Aga jooksen nüüd teisele objektile ja annan teada jälle, kui seal käidud. No tšau, taas kord. Vahepeal on täiesti teine aastaaeg saabunud. Tundub praegu valge, sest taevas pole veel jõudnud täiesti pilve minna. Aga täielik orkaan ja paduvihm, millest enne polnud nagu haisugi. Seega päikeseprillid on natuke mõttetu ilmselt kaasa võtta. Aga kell on 4:30. Sõidan viimasele 3. objektile. Jõudsin jälle kodused toimetused ära teha lastega siin natuke vestelda ja rääkida ja suhelda ja kuulata kõiki päevamuljeid ja igasuguseid muid mõtteid. Nii palju asju oleks tegelikult veel tahtnud täna jõuda, aga see on teine asi, millega tuleks nagu tegeleda, et kui nagu füüsiliselt ei jõua kõiki asju ära teha, mis to-do listis on, siis tegelikult ei juhtu ka midagi. Kui osad asjad homseks jäävad, issand, kuidas sajab. Aga jah, nüüd mul läheb aega. Nüüd ma oleks võinud oma
oleks saanud seal, see 3. objekt on siuke pikk nagu töökoosolek, aga ma oleks saanud seal vabalt heegeldada tegelikult. Üks värviline lõng on otsas. Seda tahaks tegelikult juurde osta ja see koosolek on vabakonna majas, mis on täpselt seal Abakani kõrval. Ma ei tea, siis ma peaks hakkama uut heegelnõela ostma, aga need mu lemmikud heegelnõelad on seal korti 3. korrusel. Väga palju jooksmist. Ma arvan, et ma kannatan ära ilma heegeldamiseta. Ja siis ma lähen mul koosolek lõpeb just nii, et ma saan ämma koju viia töölt, mis on, tundub, et praegu mõistlik mõte, sellepärast, et kui nüüd Madja sadama jääb, siis tal oli eriti tore koju jalutada. Et koju ma jõuan tagasi siis umbes 8 tõenäoliselt. Mitte, mis kellani üldse on lahti, näiteks siin Sei linnas. Ma mõtlen, et kui mul lõpeb koosolek niimoodi, et mul on natuke enne aega, ma tahaks mingit lõhnaküünlaid tegelikult ostma nüüd, kui ilmad lähevad selliseks jahedaks ja Vana Mai kino asemel või selle platsi peal, mis oli parkla tükk aega, on nüüd või vähemasti nagu mingid kaevetööd hakanud. Ma ei näe nagu seda silti, et mida siia ehitatakse. Väga huvitav. Ilmad on nagu selliseks läinud, et tahaks küünlaid põletada. Et kui me õhtust sööme perega, siis me juba panen ikkagi küünlad laua peale, väiksed teeküünlad. Mul on poiss tegi siukse, ise tegi puust seal kuskil tööõpetustunnis siukse 3 teeküünla nagu hoidja. Aga lõhnaküünlad oleks ka mõnusad, sellepärast, et ega siiamaani me oleme suhteliselt nagu uksi kogu aeg lahti hoidnud päeval, terassi just, et koerad saaksid väljas käia, et värske õhk oleks, aga nüüd ikkagi juba on jahe. Selles mõttes, et enne polnud mõtet nagu lõhnaküünlaid põletada. Aga nüüd on nagu see uks juba kinni vahepeal ja siis võiks täitsa ju teha mingit lõhnaküünlat. Nagu mäletaks, et siin Seis oli päris häid juba. Vaatame, kas me jõuame minna või ei jõua. Aga jah, näed, vahepeal juba nii kaua jõudsin rääkida, vihm on kadunud. Päike paistab silma ja et ikka võtsin päiksegrillid kaasa. No reaalselt see vahe oli väga lühike nüüd siin vahepeal. Aga jah, mul on mõtteid juba koosoleku juures, et ma lähen ja käin ära. Üks asi nüüd tuli veel praegu meelde, et me mõtlesime mingi reisi broneerida mitte selleks koolivaheajaks sügisel, vaid järgmise aasta oktoobri vaheajaks. Sest saab ju niimoodi, et hakkad nagu praegu sisse maksma ja aasta jooksul maksad. Ja siis on nagu selline lihtsam maksta seda 5 inimese reisi, aga ma ei ole lastega ju, me ei ole nagu soojal maal tegelikult käinud üldse. Ema just kirjutas, et vanaema sünnipäeva meeldetuletus pühapäeval, mul pühapäeval, jah, on vanaemal sünnipäev. Aga jah, et praegult on see nagu lahti, et ma ei tea, kui te olete ise käinud lastega kuskil soojamaa reisil, et mis kohti teie soovitate, kas mingeid riike või mis konkreetseid hotelle, et oleks päris huvitav nagu neid kogemusi kuulda, sellepärast, et minu viimastest soojamaa reisidest on ikka, ma ei tea, rohkem kui 10 aastat möödas, nii et ei oskagi nagu kuhugi. Ilmselt peaks ikkagi lastega minema kuskile siuksesse hotelli, kus oleks nagu mingit tegevust neil ja kõik hinnas on ja tundub nagu kõige mõnusam. Poiss mul küll tahaks tuuritada mööda linnasid ja valdasid ja kultuurimälestisi, aga seda saab ju ka teha, isegi kõik hinnas hotellidest lastakse välja soovi korral, nagu ma aru saan. Mitte, et mina sooviks eriti, aga tahaks nagu puhata lihtsalt.
aga jah, et kui teil on mingeid soovitusi lastega reisimise koha pealt, ükskõik mis vallas, siis andke mulle teada. Aga nüüd ma käin koosolekul ära ja ma ei tea, näeme siis, kui näeme. No tšau! 3. objekt ka tehtud. Väga lahe koosolek oli. See on selline võrdlemisi uus seltskond, kellega ma suhtlen ja osad inimesed on nagu lisanduvad ja selles mõttes oli ülilahe, et kuidagi nüüd me oleme mingi pool aastat suhelnud või niimoodi ja nii vabaks hakkab minema see õhkkond, et kui alguses oli väga siuke, kõik olid väga asjalikud, ütleme nii, teadlikult, siis nüüd nagu hakkad juba inimeste iseloome nagu nägema ja inimesed julgevad niimoodi nalja visata ja lõppkokkuvõttes oli väga lahe, aga kell on nüüd 7 läbi 18 minutit. Nüüd ma lähen viskan ämma koju ja siis ma lähen jälle koju tagasi oma tibukeste juurde. Meil oli siin Vabakonna majas, ostsin neile seda mingit looduslikku barberi limpsi. Paneme külmkappi saada homme pärast kooli võtta ja väga lahe. Siuke tore positiivne lõpp. Aga mina ei tea, selline päevavloog nüüd juhtumisi sai, et ma ei tea. Selline täpselt nii igav ja kiire ja samas minu jaoks põnev üks minu tavaline tööpäev on, et ma siin tõmban selle vlogi kokku, ma loodan, et sul on kõik hästi ja mul on hea meel, et sa olid siin ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau! Käikina sisse. Pole nagu harjunud autoga sõitma. No mis ma teen? Vaata, mis kell on. Käsi väris. Mõtlen, kas mul oli midagi veel, millest rääkida. Aga ühesõnaga jah, et ilmad on kojameeste